me liigume sinna digimaailma lähemale ja see suur küsimus, mis järgmises ettekandes tuleb, on see, et millistel tingimustel kogu see tehisaru, kogu see digimaailm aitab õppimisele kaasa ja millistel tingimustel ta võib-olla hoopis pärsib. Ja kes oleks veel kihvtim variant seda mõttemaailma avama kui meie järgmine kõneleja? Või olete Novatoris ikka sattunud portaali salvestusi kuulama? Mul lihtsalt hetkeks meenub üks lugu, mis oli ühest mehest, kelle krüpto USB pulk läks kuskile prügikasti ja kuidas ta seda üles leidis. Ja see lugu, kuidas Kristjan oli selle narratiivi põiminud, see oli kuidagi nagu nii kihvti, nii inimlikku, sinna olid nagu mingid muud lood sisse põimitud, see ei olnud nagu ajakirjanduslik lugu lihtsalt sellest, kuidas üks mees midagi ära kaotas, aga miski, mis puudutas mingit sügavamat olemust meie inimeses. Ja mulle tundub, et Kristjanil on see kihvt võime kõneleda sellest niimoodi, avada seda nõnda, ja me oleme kutsunud ta täna siis rääkima digitaliseerimise väljavaadetest täiskasvanu õppes. Millal see meile hoogu annab, millal see meid pärsib, ja ma arvan, et seal ei ole võib-olla üks-ühest vastust, et tee nii, tee naa, aga ilmselt nii nagu see lugu selle mehe kohta, kes oma Bitcoini USB pulga ära kaotas, paneb järgnev ettekanne, vajutab meis mingeid nuppe, mis paneb meid selles maailmas veelgi põnevamalt navigeerima. Selleks palume siia lavalaudadele Kristjan Port, palun! Aitäh heade sõnade eest ja plaksutate ilmaaegu, et ei tea, millest ma räägin. Ja eelmise ettekande mõttes ka, et see toob ju esile mitu varjatud teemat, mida ma ka kavatsen käsitleda ja vaatan, kas see slaid siia ette tuleb. See mõte on selles, et näete, et kui tekib mingisugune tehniline probleem, et kas me siis jääme ootama, et lahendage see ära, vaid me peame hakkama seda lahendama. Ja see on see in-time learning samamoodi, et meil on üha rohkem, me näeme, et meil sellist kristalliseeritud intellekti, et mis on koolis õpitud, et see enam väga hästi ei tööta, vaid me peame pidevalt jooksvalt seda ümber õppima ja ma olen mitmes sellises auditooriumis ka küsinud, kes on kõige standardsem õpilane, see on 5-line õpilane, siis ta vastab kõikidele standarditele. Siis kui ta jõuab sellisesse ülikooli olukorda, kus need muutuste dünaamika on hoopis teine ja maailm tuleb hoopis teisiti kohale kui koolis, siis avastatakse, et ta ei saa sellega hakkama. Aga see 3-line poiss, kes on viimased 12 aastat pidanud iga päev välja mõtlema, miks tal kodutöö tegemata on, see on see fluid intelligence, see on see voolav intelligentsus. Ja me hakkame nägema, kuidas aeg seda kõike muudab. Ja Patrick tõi ka esile selle inglise keeles on palju rohkem sellised nüansse, et me võiksime rääkida speed ja velocity, ja siis ta toob esile teatud suund, et meil on igal ettevõttel teatud suund, aga mina räägin pigem plahvatusest. Et plahvatuses on suund, see kiirendus on igale poole. Ja me kõik üheskoos moodustame selle plahvatuse serva, kus me puutume kokku tundmatuga. Et meie selja taha jääb see, mida me teame, mitte ainult ise teame, vaid omavahel teame. Aga see ruum plahvatab hästi kiiresti ja see kiirus on probleemiks, mitte teadmised. Ja see kiirus me tavaliselt ei pane tähele, et meil on see metafoor konna keetmisest. Ja meil on ajalooliselt, ja kui veel ka matusebüroo ja traditsioonidest rääkides, et kool on tegelikult töötanud samasuguse matusebüroona. Et sinna läheb uudishimu surema. Ja seda on kogu aeg tehtud. Ma saan aru, et huumor on see, kui närvi peale vajutada, aga ja meil on kool ja kogu haridussüsteemis on traditsioon olnud selles, et keegi, kes on kauem elanud, absorbeerib rohkem teadmisi, kogemusi ja sealt siis diffusiooni teel see levib sinna, kus on seda vähem. Ja see tundub nii lollikindel ja reeglipärane, et see paistab, et on kogu aeg töötanud nii, et meil ei ole midagi vaja muuta. Aga me unustame ära, et seda modernset inimest on olnud võib-olla 200 000 aastat Aafrikast väljumise järel. Ja meie ajalugu, mida me teame enam-vähem, ulatub võivad 2000 aasta kaugusele. See on niisugune rohkem teadvustatud ajalugu, rohkem dokumenteeritud ajalugu. See, kus see ajalugu on nagu tuhandik.
Ja seda teadust on tehtud omakorda viimased umbes 200 aastat süstematiseeritumalt teadmisi hangitud. Ja see on veel väiksem osa. Ja nüüd, kui me läheme hästi suurde pilti, siis me hakkame nägema, et aga see teadmiste absorbeerimine, edastamine on sõltunud hoopis teistest asjadest, mitte see, et on kool ja on lapsed. Ja nüüd üritangi edasi minna, siis paljud on seda kogenud, paljud isegi seda lugu teavad, et lugu on ise väga empaatiline. Et hommiku vara siis ema hüüab kalliseid tõusu üles, et aeg kooli minna. Ei, ema, ma ei taha kooli minna. Ma üldse ei taha kooli minna. Ei, no tule nüüd, ma tegin sulle võilevad valmis, ma valasin isegi kohvi välja. Et tulen see, ema, ma ei taha kooli minna. Ei, sa ikka pead, sa oled ju õpetaja. Ja vanasti oli lastega nii. Aga praegu sa ei tee ise ka, sest sa tahad midagi muud teha, aga need ootavad midagi teistsugust. Ja kui sina räägid kellelegi kolleegidele, et peaks teisiti tegema, siis nemad ootavad midagi teistsugust ja niimoodi see laev vaikselt põhja vajubki, öeldes, et aga ma olen kogu aeg nii teinud. Ja siis nüüd edasi minna, siis vaadates, mis on siis, kuidas ajastu ja eluiga määravad ära, kust õppimine pärineb. Ja kui me lähme aeglasesse ajastusse või ka aeglasesse ajastusse selles mõttes, et muutused olid aeglased ja elu oli lühike, siis sellises olukorras siis me hakkame nägema, et kuidas need teadmised edasi anti peamiselt geneetiliselt. Ja see tähendas, et seda oli vaja ainult haiguskindluseks, seda oli vaja teatud füsioloogiliste kohandumiste jaoks, seda oli vaja midagi, mis tagas selleks lühikeseks eluks ja paljunemise hetkeks resistentsuse, ja sul ei olnud aega isegi õppida, kuna su elu oli suhteliselt lühike. Ja see geneetiline õppimine on jäik ja aeglane ja hakkab jalgu jääma siis sellisele kiiremini muutuvatele sündmustele. Ja nüüd me näeme, et seda geneetilist õppimist jätkub endiselt loomaliikide hulgas, aga näete, kui raske on nendel ka hakkama saada selle tohutu agressiivse inimesega, kes seda maailma hästi kiiresti muudab. Ja kui ellujäämise ja paljunemise sellises kontekstis on see oluline sellise bioloogiliste tõdede olemasolu, siis selles kontekstis sellised ebatäpsed religioossed narratiivid, siis teadust ei olnud, aga on sellised oletused, et nendest väga kasu ei ole, sellepärast et endiselt kõige täpsem oli see, et kas sa jääd ellu või mitte see, et milliseid oletusi sa tuleviku suhtes teed, nii edasi. Ja nüüd, kui me suudame siis näha, et selles looduslikus valikus õpetatakse keha vastupidavamaks, siis elu läheb natuke pikemaks. Ja selles pikemas elus hakkavad tekkima ka see nähtus, kus siis me enam-vähem teame, 10 000, 15 000 aastat tagasi hakkab tekkima selline tsivilisatsiooni alged, kus hakkavad nagu kogukonnad tekkima, põllumajanduse alged, nii edasi, et inimesed hakkavad kokku kogunema, need on rohkem, tekivad nakkushaigused, tekivad need haigused, mida tänasel päeval mõtleme tsivilisatsiooni haigustena. Ja nendega hakkama saamiseks puudub geneetiline valmidus. Ja geenid ei ole sugugi deterministlikud, nad on pigem tõenäosusruum. Ja me hakkame nägema, et üha tähtsamaks muutub siis see kultuuri ülekanne teadmiste puhul. Ja praktilises elus on nendel kultuurist tulenevatel teadmistel palju suurem väärtus kui geenidel. Ma ei saa aru nendest tunnetest, aga mul on praegu vaja nagu see ülesanne ära lahendada. Ja kui see tempo hakkab kasvama seetõttu, et me muudame keskkonda üha rohkem, siis hakkab kriitiliseks muutuma teadmiste talletamine. Ja me võime vaielda, et kus see tekib, aga tehnoloogia ei ole mitte ei jookse ees, vaid tehnoloogia jookseb teatud mõttes taga, et lihtsalt avastatakse, aga niimoodi saab ka teadmisi talletada, selle asemel, et neid ümber kirjutada. Ja meil hakkab tekkima siis suur vajadus välise mälu järele ja ühel hetkel siis avastatakse, et niimoodi saab seda kõige paremini teha, et Euroopas on siis see Gutenbergi trükipress. Ja samal ajal arenevad siis suulised traditsioonid igast selliste meloodiliste, kuna grammatikat ei olnud, kirjutamist ei olnud, aga selliste meloodiliste, rütmiliste sõnumitega kanti edasi neid epopöasid. Ja hakkab tekkima siis ka institutsionaliseeritud haridussüsteem. Ja koolid ja igasugused kultuuriasutused hakkavad muutuma siis üha rohkem kriitiliseks inimese vahendatud. Ja nüüd on hästi oluline sõna usaldusväärse tõe levitamisele. Mida tähendab see usaldus? Et kui meil hakkab rahvaarv suurenema, siis hakkab tekkima juhtimise vajadus, meil hakkab spetsialiseerumine, hakkavad hierarhiad tekkima.
Ja selles juhtimises on 2 vajadust. Üks on tõega juhtida reaalselt praktilisi ülesandeid ja teine valega juhtida või illusioonidega juhtida seda rahvastiku heaolu ja psühholoogiat ja kõike muud taolist. Ja seega meil hakkab tekkima selline vastuolu. Ja nüüd see standardiseeritud kooliharidus ei räägi enam tõest, vaid ta räägib palju rohkem sellisest korrast ja poliitikast ja sellisest narratiividest, mis hoiavad seda kogukonda koos. Ja meil hakkavad tekkima suured kultuuriga sotsiaalsed grupid, rahvusriigid on suhteliselt hiline nähtus, aga näed, see efekt on täiesti olemas ja hakkab meil tekkima siis industrialiseerimine ja teadus. Me võime öelda, et see on kõik kasulik. Ja siis tekib see kiirenev ajastu ja kiirenev ajastu probleemiks on siis see, et õppimine on küll kiire, aga kultuur vajab nende uute teadmiste absorbeerimiseks aega. Ja meil hakkavad tekkima nähtused, mida nimetatakse, et teadmised vananevad. Et kui ennem olid, ja pange tähele, siis kui kirjutamine tekkis, siis hakkab tekkima dokumenteerimine. Ehk dokumendis on tõde ja seda dokumenti kirjutatakse ümber väga-väga täpselt. Et selle kohta on piiblist ümberkirjutamise tehnoloogiad ja see ikkagi hästi õnnestu. Aga me hakkame nägema siis, kuidas need aeg muutub ja dokumentides kirja pannud asjad tegelikkusega käärid lähevad lahku. Ja 30ndatel tuuakse tihtipeale näiteks, et sellise insenerteadmise poolestumisaeg, et see ei ole mitte lineaarne, vaid on kurvilineaarne, aga ütleme, üks jämedalt, kas pooled teadmist osutuvad valeks umbes 35 aastaga. 60ndatel on juba inseneriteadmised poolestumisaeg umbes 10 aastat. Ja see sama Samuel Abersmani raamatus ta kirjeldab terve hulga erinevaid teadusharusid. Aga näiteks meditsiinis on selline sisehaiguste näide, kus on umbes 40 aastat teadmiste poolest. See on ühe arsti karjääri jooksul pooled teadmised osutuvad kas valeks või aegunuks, et kõik ei pea valed olema. Ja see tähendab, et tegelikult midagi on toimumas selle kultuurist talletatuga. Ja nüüd, kui vaadata seda mehhanismi, et mõista iseseisvaks mõtlemiseks ja tunnetamiseks selles samas välispinnas, et meil on 2 sellist hästi kriitilist sündmust, millele väga palju tähelepanu ei pööra. Et üks on siis see, et kui me käsitleme tegelikkust sellise informatsiooni kogumina, siis tegelikkuse kohta me peame avastama üha rohkem teavet. Ja matemaatika oli siis selline, matemaatika leiutamine, te võite matemaatikutega diskuteerida, et kas see on leiutatud või see on looduse eksistentsiaalne olemus, aga igal juhul inimene võtab kasutusele matemaatika kui keele, millega ta saab dekodeerida seda tegelikkust. Ja nüüd meie oleme siis selles ajastus, kus hakatakse rääkima digitaliseerimisest. Ja digitaliseerimine muudab siis reaalsuse selliseks struktureerituks, manipuleeritavaks, kergesti juurdepääsetavaks fenomeniks. Ja see kõik kiirendas õppimist. Ja Pärriku ettekandest tuleb ka esile, et kuidas me ei pea enam kohal olema, vaid me saame tegelikult seda õppida tunduvalt kaugemalt ja kas või öösel ja nii edasi. Ja muutumas on siis inimeste suhe teadmistesse, teadmine ei ole tarkus. Ja kuidas me omandame, kuidas me kasutame, mida tähendab teadmiste omamine, kas sa oled ajast maha jäänud või mitte, ja kuidas me hangime uusi teadmisi. Ja kui me reaalsust digitaliseerime, siis need teadmised kaotavad ära neid lävendeid. Ja see on tööstuse puhul tuli selgelt globaliseerumisena esile, aga teadmiste puhul ta tuleb veelgi rohkem esile. Ja meil muutuvad teadmised globaalseks ja üldsalt kopeeritavaks, või mitte ainult kopeeritavaks, aga korratavaks, ja need lõhuvad vanu väärtusahelaid. Et terve hulk väärtusahelaid, siis kool on tükk aega üritanud, ei, aga meie käes on see teadmiste jagamise väärtusahel. No ei ole. Telefonid ja terve hulk tööstust, fotograafiast ja kõigest muust on digitaliseeritud. Ja selline kiirenev muutustempo tähendab seda, et meie kohanemismehhanismid, ei geneetilised ega kultuurilised ei vea enam välja. Ja meil on võime kindla peale öelda, et kõige keerulisem süsteem on kõige tundlikum muutuste suhtes ja kõige keerulisem süsteemiks on närvisüsteem. Täitsa universumis ainukene unikaalne, meile vähemalt teadaolevalt. Ja see hakkab siis registreerima neid muutusi, kus me ise seejuures aru ei saa. Meil on terve hulk psühhiaatrilisi probleeme, meil on funktsionaalseid kesknärvisüsteemi probleeme, terve kompleks võetakse kokku tehnostressi, kategooria alla, siis digitaalsetest teenustest sõltuvused, olgu see mängus või sotsiaalmeediast, nii edasi, ärevushäired, üksildus, depressioon, eriti tüdrukute puhul enesetappude kasv ligi 400% mõnes riigis, et see ei ole nagu arengu tunnuseks, vaid ta räägib pigem millestki,
millest me ei saa jagu, et millega me jääme hätta. Ja see pidev vajadus uuega kohaneda siis seab küsitavaks siis meie toimetulekuvõime ja see üha rohkem ütleb, et oot, aga meil on vaja väliseid, mitte teist inimest, vaid meil on kehaväliseid intellektuaalseid abivahendeid vaja. Ja nüüd Harari värske raamat, mis on ka eesti keeles välja antud, et ma tõesti soovitan lugeda kas või seda peatükki, mis on informatsioonist räägib. Et me oleme kogu aeg arvanud ja kool rajaneb ka sellele ootusele, et me jagame informatsiooni, mida rohkem informatsiooni, seda tõesemat elu me kogeme. Aga astroloogia ei vasta ju tegelikkusele. Ma ei hakka kellegi vaidlema, aga ma usun, et siin on ka keegi, kes tahaks natuke nagu nukid lähevad valgeks selle jutu peale, aga see näitab, et see ei ole, me oleme väga palju teada saanud kosmosest ja see ei ole seda ära kaotanud. See tähendab seda, et informatsioon ei tähenda tõde. Enamus informatsioonist üldse ei püüagi kirjeldada tõde. See on muusika, see on laulud, see on vestlus, nii edasi. Ja see tõene teave, mis me omame, kui me räägime tõesest teavest, ta on ainult elemendid tegelikkusest, nad peavadki paika, aga informatsioon seob nad kokku. Näiteks, kui ma ütlen 140, see ei ütle teile mitte midagi, peale selle, et see on number. Kui ma ütlen, et see on vererõhk, siis teed, panete 2 asja kokku, vererõhk, ja siis teil tuleb, oot, see vist pole hea, oot, see on vist ülemine, oot, ma pean vist arstiga rääkima, oot, ma pean vist ravi saama, oot, seal on mingisugused kõrvalnähtused. Et näete, tegelikult informatsioon on ainult nende asjade kokkupanemine. Ja praegu võib öelda, et 140 ülemine süstoolne vererõhk ei ole enam see piiripealne hüpertensioon, me peame sellega ümber vaatama, on osutunud valeks. Nii et informatsioon ei räägi tõest. Ja praktiliste probleemide enamus vajab siis lahendamiseks siiski tõesti informatsiooni. Ja seetõttu me enam ei usalda inimest, vaid üha rohkem seda teislikku keskkonda. Ja me siirdume siis kiiresse ajastusse, kus nende muutuste ja siis täiesti pretsedenditu elu ja taustal väheneb kultuuriliselt stabiilse teabe väärtus. Ma võiksin arvata, et inimene elab kauem, sest tal on rohkem teadmisi, aga sa ei saa vanaemaga täna samast keeles isegi rääkida, ta ei saa aru asjadest, tal ei ole sulle mitte midagi õpetada, ta pigem vajab sul jala taha, ütleb, et ma tahan make America great again, et kõik tuleks nagu tagasi keerata. Ja see tähendab, et selle pikema elueaga kaasneb üks vägagi inimlik vajadus. See on vajadus vaimse mugavuse järele. Ja kui me räägime, et me oleme tsivilisatsioonina elame ajastud, kus on kõige rohkem teavet, siis miks me usume, et maakera on lame? Et mõnedel hinnangutel on praegu rohkem inimesi, kes usuvad, et maakera on lame kui kuskil 16. sajandil. Ja see ei tule mitte sellest, et teadmisi ei ole, vaid sellepärast, et teadmiste esindajate lõhed on niivõrd suured ja meil on väga palju inimesi, kes lihtsalt on kinni omades teadmistes. Ja see informatsioon ei räägi tõest, vaid ta räägib lihtsalt inimesest. Ja seetõttu kasvab üha rohkem surve individuaalseks õppimiseks ja elukestvaks õppimiseks. Ja nendeks toimetulekumehhanismideks kujunevad siis sellised lihtsustatud ja lootustandvad lood. Ja seda me näeme siis, kuidas ärimudelid nende peal on väga edukad. Ja hästi lühidalt, et see on siis üks näide, kuidas aja jooksul, et kui me oleme bioloogilise süsteemina kasvame, siis näete, siin inimeste ja ressursi tarbimine kasvab samamoodi. Ja kui see niimoodi kasvab, siis me jõuame kriisi. Ja eks siin tuleb innoveerida. Kes tahab, pangu, ma ei tea, siis suhkrulahusesse pärmiseenid, näete, et kasvavad suureks, siis kollapseeruvad. Ehk pärm sööb kogu suhkru ära ja siis sureb ära. Et seda siis hoiatatakse, et see inimkonda tabab. Kuigi see seletus puudutab siis, miks me ei ole kedagi ühtegi teist tsivilisatsiooni näinud. Arvatakse, et nad on kõik välja surnud, näiteks selle skeemi järgi. Teine, kui siin innovatsiooni ei toimu, siis surrakse välja, kui innovatsioon toimub, kasutatakse ressurssi paremini, jõutakse uude kohta. Ja mida me näeme siin, see aeg muutub üha lühemaks. Ehk meie vajadus kohaneda muutub niivõrd kiireks, et ei kultuur ega meie teadmised ega need abivahendid ei jõua järgi. Ja see üks väga oluline sõna, millest viimasel ajal päris palju hakatakse rääkima, on see intelligence explosion. Ja see tähendab, et kui me vaatame praegust olukorda, et minge, ma ei tea, 5 aastat tagasi internetist tahate seda vaadata, et millal tekib tehisintellekt, millal tekib see general artificial intelligence. Võib-olla sajandi lõpuks, niisugune aken on 50–80 aastat.
2 aastat tagasi see aken läks umbes 20 aasta peale. Praegu räägitakse, vaieldakse, kas see aasta, järgmine aasta või ülejärgmine aasta. Ehk see muutus on hästi kiire sellepärast, et masinad ise tegelevad masinate arendamisega, sest et meie enda mõistus seda ei võta. Ja just äsja Anthropic toob esile, kuidas tehisintellekti arutelus, tehisintellekt kasutab mitmes keeles semantiliselt taletatud informatsiooni, kusjuures üheski keeles seda pole konkreetselt niimoodi välja öeldud, ehk tehisintellektis hakkab tekkima intuitsioon tegelikkuse kohta. Ja sellest me ei saa aru, ega tehisintellekt ise ka aru ei saa, sest ta ainult tegeleb sellega. Ja tegeleb 24/7 ja õpib kogu aeg. Ehk ta saab kogu aeg seda infot juurde. Ja seda intelligence explosion, see tähendab seda, et me jääme ise üha rohkem hätta selle pelgalt sellise äriplaani põhise lähenemisega. Ja James Lovelock, kes on hästi tuntud sellise Gaia teooria looja, et hästi tundlik inimkonna saatuse suhtes, tema siis mõned aastad tagasi avaldas selle raamatu navas siin, aga tal on niisugune küllaltki kainestav tähelepanek. Vanemaid inimesi peab ikkagi natuke uskuma ka, et kui nad kõike ei tea. Ütlevad, et ülikoolid väidavad, et õpetavad üliõpilastele maailma toimimise teadusi. Nad ei tee seda, nad õpetavad neile vaid eksami sooritamist. Ja ma just eile üliõpilaste käest küsisin ka, et kumba te rohkem eelistaksite, kas eksami sooritamise ettevalmistamist või arusaami? Ei saaks aru saada. Ja endiselt küsitakse, mis eksami küsimused on. Ja Lovelock siis ennustab, et see tehisintellekt on heatahtlik ja keskkonnasõbralik ja nii edasi, et kui ta heatahtlik on, siis ta peaks inimese välja suretama, kuna inimene on see kõige kurjem olnud siin. Ehk me ei tea seda. Ja inimese identiteedi kese, et seni on siis, võiks jagada 4, et töövõtja ja tööandja ehk see kehalise ja vaimse töö võimekus, siis sõdurina kaitsva töövõimekus, poliitiline roll, ehk kui masinad teevad töö ära ja sõjas ka on tehisintellekt kasutusele võetud, siis lõpuks ainuke, millal sa tikutopsi ja pastaka saad tasuta, on valimiste ajal, et kui sa oma hääle annad. Ja lõpuks sotsiaalse sidususe ja kultuuri kandja. Ja kui masinad on samal tasemel või ületavad inimese võimeid, siis muutuvad inimlike eesmärkide tähenduse sisu. Me peame sellega arvestama ja minu arvates see on nüüd see koolituse sügav äratundmise koht, et mul ei ole seda valmis vastust. Aga me võime öelda, et jah, et me peame üha rohkem mõistma seda tegelikkust, mitte ainult selleks, et juhtida seda tehisintellekti paremini, vaid määratleda ka inimkonna ainulaadsed jätkusuutlikud väärtused. Ja nüüd mõelge seda, kas teie oma koolitustel tegelete eetiliste moraalsete arutlusvõime arendamisega. Ja see tundub nagu aga sellega peab tegelema. Loovus, väljenduslikkus, siin natuke ka Patriku ettekandes tuleb see loovuse temaatika esile, aga ka väljenduslikkust ehk see kommunikatsioonivõime, kujutlusvõime probleemide lahendamisel, ehk see fantaasia. Et COVID-epideemiat ei hoitud ära paljudel juhtudel just seetõttu, et fantaasia puudus. Ei juletud näha seda tulevikku, kuigi seda on paar aastat varasemalt kirjeldatud. Psühholoogiline paindlikkus, vaimne kehaline vastupidavus. Kehaline vastupidavus, sellel rajaneb ka psühholoogiline vastupidavus. Ja inimestevaheline suhtlusoskus, emotsionaalne intelligentsus ja kogukondlikkus. Kas te seda praegu näete? Ei, maailm kukub lausa lahjali. Et tüdrukud ei mõista poisse, poisid ei mõista tüdrukuid. Siin oli üks uuring, kus küsiti, ja ma kohe lõpetan ära ka, et uuring, kus küsiti, mida arvab keskmine mees keskmisest naisterahvast. Normaaljaotus. Normaalne. Mida arvab keskmine naine keskmisest mehest? Nõme, vastik, lollakas, saamatu. Ja näete, see on see, kus meil siis see maailm, inimeste vaheline maailm vaikselt käriseb. Sest meil on vaja vasakule, üks paremale. Et see on see suhtluse aluseks. Ja kriitiline mõtlemine. Ehk infoajastu kirjaoskus just näha selles tohutus andmerabas seda, mis on oluline. Ja harjumus mõtelda eksistentsiaalsetele küsimustele, et mis värk on. Ja siin jällegi autoriteete tsiteerides, et kreatiivsus on see, mis jääb alles raisatud ajast. Kas te julgete aega raisata? Et soovitan proovida. Aitäh!
kui Patrick viskas ennem õhku selle küsimuse, mis hoiab sinu õppijaid, sinu kliente öösel ärkvel, siis Kristjani esitlusest tuli terve hulk asju, mis neil kõik peas käib ringi ja niimoodi. Ja ma võtan siit esimese küsimuse, mis sellega seondub. Kui digitaliseerimine põhjustab nii palju probleeme vaimse tervisega, kas me siis ei peaks lihtsalt puu otsa tagasi minema või on need protsessid pidurdamatud? Ja protsessid on pidurdamatud ja puu otsa tagasi ei saa, et on variant välja surra või õppida koos elama. Et lihtsalt öelda, et tahaks tagasi, et ei vaataks aknast välja, et see ei ole lahendus, kuigi see on inimesele omane, et mäletad seda viite kriteeriumit, esimene on eitada, et me oleme praegu selles faasis lihtsalt. Kui inimesed armastavad seda lihtsat ja lihtsasti arusaadavat tõde, kui vastust, et it's complicated, siis siin on sellega seonduv küsimus, et kas teadus on nii noor ja inimkond vana ja tark, et kas siis teaduspõhisuse nõudmine koolitusel on vale? Kuidas sellele vastata? Ei ole, et just selles mõttes, et me peame harjuma tõega kohtuma. Me ei taha seda, me peame seda koolitama, see on see moraalsete, eksistentsiaalsete küsimuste esitamine, kus on päriselt, et te olete kõik koosolekul olnud, kus te tunnete, et pagan, et teised on lollakad, ma tahaks öelda. Aga te jätate ütlemata, sellepärast, et te tunnete, et teie tunnete teiste silmis, et te olete lollakas. Siis te mõtlete teistmoodi, ebanormaalselt, aga kogu areng rajaneb ebanormaalsusele, tähelepanekutele, mida teised normaalselt pole tähele pannud. Ja kogu see normaalsus on see Titanic, mis vajub vee alla, lauldes. Kui nad kukub aeglaselt, me oleme veega harjunud, oligi põlvini siin harjunud ja oligi vööni harjunud ja ongi läinud. Ja me oleme harjunud selle aeglusega, et me tahame, vanemad inimesed ka tahavad seda intellektuaalset mugavust. Et teadus ei ole garantii, aga teadus on ainuke meile teadaolev efektiivne vahend uute teadmiste hankimiseks. Kuidas siis koolitaja, nagu inimesed janunevad mugavuse järele, aga tegelikult on vaja natuke mugavustsoonist välja viia, mõni lõplik soovitus, mida järgida, millele keskenduda selles. Et kui jahitakse väga lihtsaid, kiireid lahendusi, aga tegelikult see on sügavam probleem, mida lahendada, kuidas koolitaja võiks seda kommunikeerida või saada neid inimesi selle, tegelikult siis parema ja põhjalikumal lahenduse töösse tulema. Mõelge Patricku pereärile, et te surete varsti ära. Enne seda võiks, kui ülemus ei segaks. Aitäh Kristjanile!